Kuidas on sinu õppekava seotud sinimajandusega? See on osa sinimajandusest. Kui te joonistate tahvli peale, siis sinimajandus oleks ikka suur ring ja siis meretehnika oleks ikka väike ringikene seal keskel. See on siis see osa sinimajandusest, kus läheb vaja inseneri teadmisi kohe kindlasti. Millise sinimajandusega seotud probleemi sina esmalt lahendaksid, kui sul oleks piiramatut ressursse ja kuidas? Kuna sinimajandus hõlmab niivõrd palju erinevaid valdkondi ja majandusalasid nii-öelduna, siis ma sinimajanduse probleemi kui sellist ei saagi defineerida. Minu jaoks hakkab tekkima teatav võrdusmärk juba sinimajanduse ja mere vahele. Ehk siis tegelikult, kui minult niimoodi küsitakse, siis mina keskenduks või otsiks selle probleemi, mis mind vaevab meres kõige rohkem ja asuks seda lahendama. Ja loomulikult, kui ma tahaks ikkagi maailma kuulsaks saada ja superstaariks, siis ma võtakski selle sama Läänemere surnud tsoonide teema ja vot seda ma tahaks küll ära lahendada. No üks selliseid väga suuri probleeme on ikkagi see mereprügi. Ja need prügisaared, mis on ikkagi tohutult suured ja nii-öelda, kuna nad ei ole nagu kellegi omand justkui, siis keegi ei taha nendega tegeleda. Ja siis ongi nagu, see on kindlasti üks asi, mis vajaks nagu lahendust, et piiramatud võimalusi, siis ma mõtleks välja mingisugused põnevad tehnoloogiad, kuidas see prügi merest kätte saada või ookeanidest